Tere kõigile Space Tips kanali jälgijatele! Tänases universumi seeria teises osas astume veel ühe sammukese lähemale oma maailmaruumi avastustes ning räägime galaktikatest. Nimelt, mis need galaktikad üldse on, kuidas neid liigitada, arutame nende tekke üle ja vaatame üle ka oma kodu galaktika. Pikemat sissejuhatust ei teegi, vaid asume kohe asja kallale. Galaktika on suure massiga tähesüsteem, mis koosneb tähtedest, tähtedevahelisest gaasist ja tolmust ning tumeainest. Kõike seda hoiab koos nende omavaheline külgetõmme ehk gravitatsioon. Enamasti on galaktika tsentris ülimassiivne must auk, mille ümber on tähed ja gaas pidevas liikumises. Galaktikaid on erinevaid ning neid saab jaotada mitmeti. On kääbusgalaktikad, mille läbimõõdud algavad umbes 1000 valgusaastast ja milles on 10 miljoneid tähti. Aga mida tähendab valgusaasta? Valgusaasta on vahemaa, mille valgus läbib vaakumis 1 aasta jooksul. Ehk jätke meelde, et valgusaastaga mõõdetakse pikkust, mitte aega. Kääbusgalaktikatest aga 100 kordi suuremaid ning 100 triljoneid tähti sisaldavaid galaktikaid kutsutakse hiidgalaktikateks. 1926. aastal lõi Ameerika astronoom Edwin Hubble galaktikate klassifikatsiooniskeemi, mida on küll muudetud ja täiendatud, kuid mille põhiidee on siiski sama. Hubble'i skeemi järgi saame galaktikad nende visuaali järgi jagada 2 suuremasse gruppi, elliptilised galaktikad ja spiraalgalaktikad. Elliptilised galaktikad on ümara või ovaalse kujuga ning kuna neis on uute tähtede tekkeks vähe vajalikku gaasi, siis koosnevad nad vanadest jahedatest punakat värvitähtedest. Samuti on näha, et elliptiliste galaktikate heledus kahaneb sujuvalt liikudes tsentrist serva poole. Spiraalgalaktikad koosnevad tsentris asuvast vanemate ja ka nooremate tähtedega mõhnast, kus toimub osaline täheteke. Mõhna ümbritseb nooremaid sinakamaid tähti, gaasi ja tolmu sisaldav spiraalharudega ketas, kus toimub aktiivne täheteke. Ning kõige selle ümber on vanadest tähtedest halo, kus täheteket enam ei toimu. Halos asuvad ka kerasparved, mis ongi sellised kerakujulised madala temperatuuriga tähtedest koosnevad parved, kus tähed lisaks ümber galaktika tsentri tiirlemise tiirlevad ka ümber kerasparve tuuma. Spiraalgalaktikad jagunevad omakorda harilikeks spiraalideks ja varvspiraalideks. Varvspiraalgalaktikad on äratuntavad neile iseloomuliku n-ö varda kuju poolest, mis läbib tsentrit ja ulatub ka kettasse. Ka spiraalharud lähtuvad sellisel juhul pigem varda otstest kui mõhnast. Hubble'i skeemil asub tegelikult ka läätsekujuline galaktika. Selline galaktika on põhimõtteliselt vahepealne variant spiraalsest ja elliptilisest galaktikast. Nad koosnevad vanadest punakatest tähtedest ning tolmust. Lisaks on olemas ka korrapäratud galaktikad, mis ei sobitu otseselt ühtegi eelmainitud rühma. Korrapäratud galaktikad on, nagu nimigi ütleb, korrapäratud. Nad on üldiselt väiksemad kui spiraal- või elliptilised galaktikad ning neis olevad noored tähed ja rohke tähtede vaheline gaas on ebaühtlaselt jaotunud. Enne, kui hakkame rääkima galaktikate tekkest, vaatame üle ka, kuidas tähed galaktikates liigituvad, täpsemalt spiraalgalaktikates. Galaktikas jaotuvad tähed 2 populatsiooni, on teine ehk sfääriline populatsioon ning esimene ehk kettapopulatsioon. Teise populatsiooni kuuluvad mõhnas ja halos olevad tähed ning esimesse populatsiooni kettatähed. Need 2 populatsiooni erinevad nii oma tähtede liikumise kui ka vanuse poolest. Nimelt teises ehk sfäärilises populatsioonis liiguvad vanemad tähed suvaliste suundadega orbiitidel ümber galaktika tsentri. Esimese ehk kettapopulatsiooni nooremad tähed liiguvad aga üles-alla samasuunalisel ja samal tasandil oleval ringorbiidil. Kui see kõik nüüd kokku panna, näeks see liikumine välja umbes selline. Kas te teadsite, et ka Päike on kettapopulatsiooni täht ning liigub mööda orbiiti 220 kilomeetrit sekundis? Kuna aga teekond ümber galaktika on väga pikk, siis hoolimata kiirest liikumisest võtab tiiru peale tegemine aega umbes 230 miljonit aastat.
See tähendab, et viimati olime me orbiidil umbes samas kohas, kui maal tegutsesid dinosaurused. Nüüd see väike kõrvalepõige tähtede liigitumisele oli vajalik selleks, et galaktikate tekkimise osa oleks veidi paremini mõistetav. Kuidas need galaktikad siiski tekivad? Tegelikult sellist ühte kindlat galaktika tekkimisteooriat on väga raske sõnastada. Taaskord on mitmeid teooriaid. Ühtedeks sellisteks teooriateks on nii-öelda ülalt alla ja alt üles teooriad. Võtame kõigepealt ülalt alla teooria. Selle kohaselt oli algselt üks suur protogalaktiline pilv. Protogalaktiline pilv tähendab siis ühte suurt gaasipilve, millest hakkasid tekkima galaktikad. See pilv hakkas killustuma väiksemateks nii-öelda tükikesteks ehk lõpuks ka galaktikateks. Toome taaskord spiraalgalaktika näite. Kõigepealt pidid tekkima protogalaktikas teise populatsiooni tähed, kuna nemad on vanemad. Kui gravitatsiooniline kokkutõmme muutis galaktika mõõtmeid väiksemaks, suurenes aga galaktika pöörlemiskiirus, mille tulemusel koondus gaas kettasse. Seal said hakata tekkima esimese populatsiooni tähed. Kui teil võib-olla on keeruline aru saada, kuidas galaktika väiksemaks muutumine on seotud tema pöörlemiskiirusega, siis võtke seda nagu iluuisutajat. Nii, kui uisutaja tõmbab oma käed ja jala keha ligi, suureneb ju ka tema pöörlemiskiirus. Selle teooria juures arvatakse ka, et elliptilised galaktikad tekkisid samal põhimõttel, kuid kuna neil ei ole sellist spiraalset kuju, siis lihtsalt ilma kiireneva pöörlemiseta. Aga nüüd alt üles teooria. See teooria on põhimõtteliselt vastupidine eelmisele. Nimelt alt üles teooria kohaselt tekkisid kõigepealt sellised väiksemad klombid nagu kerasparved ning seejärel hakkasid need üksteisega ühinema, moodustades üha suuremad ja suuremad süsteemid. Siia võib näiteks tuua selle, et kui kaks spiraalset galaktikat ühinevad, siis kaotavad nad oma tavapärase kuju ja võib tekkida näiteks elliptiline galaktika. Kumb teooria nüüd õigem ja parem on, ei oska täpselt öelda. Täiesti võimalik, et mõlemas on tõde sees, kuid äkki pole kummaski. Avastada on igatahes palju. Räägime nüüd veidi ka oma kodugalaktikast, mida me nimetame linnuteeks. Paljudes teistes maades öeldakse selle kohta ka piimatee, inglise keeles siis Milky Way, kuid näiteks Hiinas ja Jaapanis kutsutakse meie kodugalaktikat hoopis hõbedaseks jõeks. Kõik need nimetused on tuletatud heleda vöö järgi, mida me näeme võimalikult väikese valgusreostusega kohas üle öötaeva kulgemas. See nii-öelda vöö ongi tegelikult meie galaktika üks spiraalharudest, mida on võimalik maa pealt vaadelda. Linnutee on varpspiraalne hiidgalaktika, mille läbimõõt on umbes 100 000 valgusaastat ning selles leidub ligi 200 kuni 400 miljardit tähte. Linnude suuruse paremaks hoomamiseks võite mõelda, et kui päikesesüsteemi läbimõõt oleks 2,5 sentimeetrit, siis linnutee oleks selle kõrval umbes India suurune. Linnude galaktika vanuseks loetakse ligikaudu 13,2 miljardit aastat. Meie galaktika on päris vana, kui võrrelda teda näiteks sellega, et universum ise tekkis umbes 13,8 miljardit aastat tagasi. Universumis on avastatud umbes miljard galaktikat ja neis kõigis on vähemalt miljard tähte. Tuletame eelmisest videost meelde, et tavaaine võtab universumis vaid umbes 5% enda alla ning galaktikad moodustavad sellest omakorda veel väiksema osa. Saate isegi aru, et see miljard ei ole sugugi nii suur arv, kui alguses võis tunduda. Aga võtame siis selle video veel üldiselt kokku. Galaktika on suure massiga tähesüsteem, mis koosneb tähtedest, tähtedevahelisest gaasist ja tolmust ning tumeainest. Galaktika tsentris asub ülimassiivne must auk. Galaktikad saab jagada nende suuruse järgi kääbus- ja hiidgalaktikateks. Visuaali järgi eristatakse elliptilisi, spiraalseid, sealhulgas siis harilikud ja varpspiraalsed, läätsekujulisi ja korrapäratuid galaktikaid. Spiraalgalaktikas jaotuvad tähed kahte populatsiooni, on teine ehk sfääriline populatsioon ja esimene ehk kettapopulatsioon. Galaktikate tekkimist saab kirjeldada ülalt alla teooriaga, kus siis suuremast protogalaktilisest pilvest hakkavad tekkima nii-öelda väiksemad tükid ja alt üles teooriaga, kus siis väiksemad osad ühinevad suuremateks. Linnude galaktika läbimõõt on 100 000 valgusaastat. Ta sisaldab umbes 200 kuni 400 miljardit tähte ning on 13,2 miljardit aastat vana.
sellega me tänaseks ka lõpetame. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos!